Priiduga siin siga küpsetada lihtsalt. Sigu, see on nii suur, et siin saab sigu. Paneme ta kokku ja vaatame, mis nägu ta tegelikult on. Ja siis me paneme ta õige koha peale, mis ma arvan, tegelikult ei ole nii hull töö. Siis siia lähevad rattad alla, siis me keerame selle aluse risti siia ja me saame sõita siia peale, sest rattad on nii suured. Kas korstab püsti ja siis see ei muu küll kuskile. Kui ei saanud sinna, kus ta minema hakkab. Nii, suur masin on paigas ja tegime siis siukse lõike, ehk siis see toru siin on nüüd natukene lühem selleks, et saaks minna siit otsa sinna vahele juba isoleeritud asjadega ja nii nagu õige on. Aga asjad on valmis. Sellepärast, et on aeg hakata talle tuld sisse tegema selleks, et ajada välja siis kõik õlid ja jamad ja värv kinni ja nii nagu õige on. Ehk siis siin tuleb palju operatsioone enne kui liha siia sisse jõuab. Nii. Käes on püha hetk, kui me oleme põletanud seda Priiduga nüüd siin, ma ei tea, mitu päeva. Kõik on kergelt tahmane ja tummune. Paha haisu enam ei tule, praktiliselt üldse. Ja me peame nüüd siis tegema seda lugu, et me peame panema õigupoolest siis kõik asjad ära õlitama. Selleks, et me saaks mingisuguseid nii-öelda loomseid katseid siin päris tegema hakata ja vaadata, et kus on kuumad tsoonid, külmad tsoonid, bla bla bla, kõik see lugu. Ja selle jaoks me peame kõik need restid nüüd välja võtma ja oma väikeste valgete kätega siis piitsa andma hakkama. Ja siis läheb uus põletus. Vot nii. Mis me nüüd teeme? Nüüd õlitame. Aga siin ei olegi mingit asja, et me peame lihtsalt kogu selle loo ära õlitama ja kusjuures nii saab päris hästi, kui lasta lõpuni see sang, siis ta spreitub laiali. Muideks, küsitud on õlipritsi ja on selle steak chamber on olemas. Aga me võtsime tavalise selle pritsi praegu, panime oma õli sisse siia, olju selle rapsiõli ja puhkab väga hästi. Väga okei kate on ju. Aga see ei tähenda, et paberiga üle ei peagi. Kõik nurgad ja asjad tuleb kätte saada, aga sinna taha vist ei saa käega, siis tuleb. Vanemad ja targemad inimesed nagu Arvi ja muud oskavad rääkida seda, kuidas aju nurkades, kui on nurga koht, siis seal hakkab suits tegema niimoodi ja seda lugu roost ajama. Kõik tuleb ära õlitada. Pind on, millel õli on. Ja kui nüüd siia sisse tulla, siis ma olen näidata. See on siis reverse flow, ma näitan. Sealt, selle pleki all on siis küttekolde sisenemine, suits tuleb ja soe tuleb hops sinna ja siis tuleb siit ülesse ja üleval on siis restid läbi liha, aga korsten on küll siin, aga väljumine ei ole siin, vaid korstnast tuleb suits minema siit selleks, et isegi siin olevad lihad saaks ühtlase suitsu kätte. Kavalad mehed, pole midagi öelda.
peab tunnistama, et keevitused on ka täitsa hullud. Nüüd seal on normaalselt tempoga. Ja vaata, mis on friite. Ma hakkan siin ööda. Nii, ahi on õlitatud, igalt poolt siis mõlemad kambrid, see ka seal, see restid ja alusosad ja kõik muu. Ja iva on selles, et me nüüd peame, võib-olla seda ma ei tea, kohati ma vaatasin, võib-olla panin liiga palju õli, aga olgu peale, et me tahame nüüd selle kinnistada siia. Ja selle jaoks siis korstnast suitsu tuleb juba. Väike tuli alla tehtud, proovime sooja sisse ajada, aga selle sooja tahaks siia vaikselt ajada. Ja kui me oleme siin eelmistel päevadel pannud akaatsiasöega minna, siis nüüd panin lepasöe, et rahulikum oleks natukene suitsuklotsi peale, et me näeks, et korstnast kõik õigesti väljub, sellepärast et sellega siin on mingisugune vale asi, et see liblikas siin on, just kui siin on väike rist, ma näitan seda. Ja uskuge või mitte, et niipidi olles on korsten lahti ja teistpidi on ta kinni, ehk siis niipidi, et siin on midagi vussis, et me peame sellega tegelema. Nii, aga tuli on all. Anname kuuma vaikselt ja hakkaks seierid kerkima. Korstnas suitsu tuleb. Ja äkki järgmise nädala videosse saame juba näidata, kuidas me midagi siit süüa välja hakkame võtma. Et me peame neid katseid ka tegema hakkama. Et nii palju ütlen, et selle, kui me põletasime teda nii-öelda puhtaks, siis okei, ta haises hirmsasti siin, aga selle akaatsiasöega panime vahepeal algu õrnalt peale, et suitsu anda, et see lepalõht siin sees oleks, siis pigem nagu suutis see asi lihtsalt seista 135 peal all day long ja ei mingit probleemi. Ja suhteliselt kähku läheb ta soojaks. Et püsige lainel, tulge muideks meie Instagrami jälgijaks, sellepärast, et seal on iga päev story'd sellest, kuidas me siin midagi küpsetame, näitame, onu Priit annab näpunäiteid. Minge Instagrami, hakkake jälgijaks, siis need ei ole need YouTube'is üleval, et ma panen shorts'e ka vahepeal, aga pigem on need kõik Instas. Et tulge sinna, hakkake jälgijaks, siis näete story'dest pidevalt asju. Loomulikult teeme me ka sellega midagi, kui tahad vaadata, kuidas sellel elukal siis minema hakkab, sest et elukas on vist siin poes muutunud suupäraseks sellele ja ma kardan, et see on see, mis tema nimeks on saanud. Aga ära unusta, tule meie poodi, sellepärast et pood on lahti, liha on, maitseained on, ahjusid on, kõik on, varsti hakkab valmis liha ka tulema ja
jaanipäevi tulekul. Hakkame planeerima. Jaanipäevaks muideks plaanin teha onu Priiduga šašlõki retsepti. Jääge ootele. Tšau!